Tere, hea Tallinna liikluspildi vaataja! Tänases saates vaatame üle Tallinna liiklusraporti, mismoodi seda koostatakse ja milleks see vajalik on. Käsitleme teemat Nõmme elanike probleemide osas, mis puudutab keelatud aladelt läbisõitu ja järelevalvet selle osas. Ja samuti räägime liikluspsühholoog Gunnar Meinartiga liikluses võetavatest riskidest. Ja järgnevaks küsimegi Lembi Sillandi käest, kuidas koostatakse Tallinna liiklusraportit. Sa koostad ka liiklusraportit. Kellele ja milleks? See on nüüd kõigepealt oluline siis meile kõigile tegelikult siin Transpordiametis. Et me saaksime ülevaate, kus on toimunud mingisugused liiklusõnnetused, saavad informatsiooni ka liikluskorraldajad ja tõsisemad liiklusõnnetused ja sellised juhtumid lähevad siis ka linna valitsusse kohe. Kas on ka koostööpartnereid, kellega seda informatsiooni jagatakse? Jaa, Waze on meie koostööpartner, kellele kõik see informatsioon läheb ka ilusti sinna kaardile. On olemas seireseadmed, mis teostavad sõidukite loendust, kust on võimalik jälgida liiklusvoogusi. Mida need seireseadmed räägivad sinule? Teostades nüüd seda analüüsi iga nädalast on selge graafik tegelikult välja joonistunud, et autode arv pidevalt kasvab ja sellega seoses võime ka siis nagu seostada ka ummikuid. Et selles osas on nagu küllaltki nagu kerge aru saada, mis on need ummikute põhjustaja. Kui sa koostad liiklusraportit, siis mis sa ütleksid, mis on see märksõna, mis põhjustab kõige rohkem takistusi liikluses? Enamasti ma arvan, et need on ohtlikud juhid ja tähelepanematud juhid. Et liiklusõnnetus on küllaltki suur mõjutaja liikluses, just nimelt sujuvuse osas. Kui palju on Tallinnas nädalas selliseid liiklusõnnetusi, mis oluliselt mõjutavad liiklust ja põhjustavad ummikuid? Meediasse jõuab circa 10–20, et tegelikult on päris palju. Vabariigi aastapäevaks paigaldasid foorispetsialistid Viru ringile üles sinimustvalge valgusfoori Vabariigi 100-aastaseks tähtpäevaks. Aga nüüd möödunud nädala liiklusraport. Tallinna linnas oli 8 suuremat liiklusõnnetust, millest 2 oli otsasõit jalakäijale ülekäigu rajal või selle vahetus läheduses. Oli mitmeid liiklusõnnetusi, kus oli jälle põhjuseks alkohol, sõidukiiruse ületamine ja samuti ebaõiged juhtimisvõtted talvistes teeoludes. Tallinna liikluspilti ilmestasid ka kahjuks 2 veeavariid, mistõttu oli liiklus häiritud Inseneri tänaval ja samuti ka Petrooliumi tänaval. Tänases saates käsitleme Nõmme elanike probleemi transiitliikluse osas. Käisime kohal Orava tänaval ja vaatasime, mis toimub keelumärgi piirkonnas. Pilt, mis meile avanes, ei ole eriti meeldiv, sest keelumärk, mis on üleval olnud juba 6 aega, ei tundu autojuhtidele mitte midagi tähendavat. Aga küsime kohalikelt elanikelt, kuidas olukord siis tegelikult on. Kas teie elate Orava tänaval? Jaa, ma elan siin Orava 24. Siin on pandud üles keelumärk, mis kehtib siis tööpäevadel kella 7–10. Oskate nüüd kohaliku elanikuna öelda, kas seda märginõudeid täidetakse või eiratakse? Ikka eiratakse ja ikka väga palju eiratakse. Et oli hetkel väike muutus korraks, aga nii kui on järvel rohkem autosid, siis on siin eiramisi ikka enam sama palju kui ennem seda märki. Aga kes see eirajad on? Kes siin siis sõidavad selle keelumärgi alt läbi? Ega täpselt ei tea, aga ilmselt ikka kõik, kes tulevad mööda Männiku teed linna sisse ja kindlasti ka siin oma kvartali inimesed. Tegemist on õuealaga, kust läbi sõita ju tegelikult üldse ei tohi, lisaks on veel keelumärk, aga mis te arvate, mis see põhjus on? Miks siis ikkagi siit sõidetakse? Põhjused on mitmeid, et üks kindlasti on see, et saaks kiiremini peamagistraali ummikust mööda. Arvatakse, et mõni minut viib kiiremini sihile
selleks ollakse siis valmis sisenema õuealale, mis on ju teadupärast 30 ala. Ja inimene, kes siia alasse tuleb ja ta hakkab nii-öelda ummikust mööda minema, siis ju tegelikult peaks seda tegema kiiremini kui 30. Ehk siin sõidetakse oluliselt kiiremini, kui siin on lubatud. Ületatakse sõidukiirust, aga kui palju neid sõitjad siis hinnanguliselt on? No, ma olen ise teinud statistikat siin. Üks hommik oli kuskil 6 autot 30 sekundi jooksul. Ja see kestis siis, ütleme, 7:30 9. Et igaüks võib ise arutada, mis see teeb. Kas te olete ka politseid näinud siin? Olen näinud ja tean, et ka siia kutsutakse politseinukut nüüd tänu sellele märgile ja inimesed helistavad, tullakse kohale, seistakse, vaadatakse, trahvi ei tehta. Alles eilegi siin oli üks patrull kohal, küsisin, miks te ei trahvi, siis vastus oli, et sellel ei ole mõtet, kuna homme on siin täpselt samasugune seis. Ei teagi, miks nii vastati. Seda tasuks uurida politseist. Kui häiriv on see läbisõitev liiklus teie jaoks? No isiklikult mul on tütar 9-aastane, kes käib koolis ja ei julge saata teda bussi peale, kuna tänav on kitsas, seal tagapool on pimedad kurvid ja kui ta hommikul läheb bussi peale, mõtlen, et kas ta jõuab üldse bussi peale või ei jõua. Ja see on tõesti häiriv. Et see juba võrdub minu meelest teise suure magistraaliga, mis siin toimub, et kas see on nagu normaalne. Kuidas te hindate seda liiklusohutust, kui nad siit selliselt läbi sõidavad? No kui inimene juba on valmis rikkuma märki, mis keelab läbi sõitmas, siis mis ohutusest me räägime siin? Et kiirelt saaks läbi, ükski seadus ei tähenda mitte midagi. Pannakse ohtu ka rongi pealt tulijad, kes peavad talvel seisma tihtipeale hanges, et autot saaks läbi minna. Et siin ei ole ohutusega mitte midagi korras. Milline ettepanek või soovitus oleks neile liiklejatele, kes seda keelumärki siin eiravad? No ikka võiks austada seadusi ja tulge varem kodust välja ja võtke see aeg, olge seal nii-öelda liikuvus ummikus ja kõik saab ju korda. No veidi on paremaks läinud. Minu hinnangul umbes pooled sellest voost, mis enne siin läbi, siin oli ikka 100 autosid hommikul. Et võib-olla see on poole võrra õrenenud, aga piisavalt ikkagi kümneid ja kümneid autosid, kes siit sõidavad tuimalt läbi. Nii et see on nii ja naa. Veidi paremaks on läinud, aga kaugel normaalsusest. Kas selline transiitliiklus on ka häiriv kohaliku elaniku jaoks? Loomulikult on, sest tänav on kitsas, kurviline, väheseid selliseid kurvilisi tänavaid Tallinnas ja see ei ole mõeldud transiitliikluseks. Ja ma siin olen oleme üritanud peatada siin ise ka autosid ja üks naisterahvas ütles, et ma saan teist aru, et mind ajaks see samuti närvi, kui minu kodu ees sõidetakse selline liiklus, aga et ma olen siit harjunud sõitma, et inimestel on rutiin ja niimoodi on. Kas teil on mingisuguseid vahejuhtumeid ka olnud seoses sellega, et te juhtite tähelepanu märgile? Jah, et me siin ühe teise tänava elanikuga seisime üks päev siin märgi all lihtsalt rinnaga ees. Tuli üks suur Ameerika maasturiga inimene, pidas kinni, süüdistas, et me oleme ise selle märgi siia üles pannud, et tema helistas Maanteeameti direktorile ja Maanteeameti direktor olevat öelnud, et siit võib sõita rahulikult ja ütles, et kui teil on õigus märki üles panna, et siis on temal õigus siit sõita ja siis lihtsalt üritas tuimalt peale sõita. Mina seisin auto eest, pani käigu sisse, paiskusin niimoodi kõrvale ja selline intsident oli. Milline teil oleks soovitus sellele juhile, kes ikkagi siit keelumärgi alt läbi sõidab või ettepanek? No mis soovitus? Ma usun, et oleks samamoodi tagajalgadel, kui tema tänaval toimiks selline asi hommikuti. Et mõelge, et siin on inimeste kodud ja ükskord lõpeb see hullu pauguga siin, et aetaks keegi alla. Nii et mõelge inimesed. Tegemist on õueala piirkonnaga, kus eraldi kõnniteid ei ole. Et kuivõrd ohutu on selline liiklusvoog siin teie hinnangul? No hommikul tööle minijad, lapsed ja rong, siin on rongipeatus, liivapeatus, siit tulevad kümned ja kümned inimesed
ja no ikkagi osa autod lähevad vuhinal peaaegu riivates mööda, eriti talvel, kus on hanged, autod pargivad ju selle tänava peal, et see on ääretult kitsas tänav ja sellist liiklusvoogu nagu oheldada siin on väga raske, nii et minu hinnangul on see väga, väga ohtlik, eriti just talvel, kui on libe, ei ole jalakäijatel kõndimisruumi. Nii et mina ei näe siin teist lahendust, kui see Mahla tänava ots, mis siin on, tuleb Männikul, et selle üks ots tuleks üldse tõkestada liiklusele, sest sisekvartalid saavad siin liikuda, Männiku tee on siin paralleelselt, et enne see asi paranes, et iga päev ei jõua siin patrull käia, inimesed ka ei taha võidelda siin lõputult oma rinnaga, eriti kui on selliseid erakordseid ülbureid, et ma enne ei näe, kui see paraneb, kui see siin üks ots suletakse Mahla tänaval. Kas te siis panite ise selle märgi või ei pannud? Loomulikult mitte, et see Maanteeameti pandud märk, et kellelgi pole õigust ju panna omatahtsi märki üles. See on lihtsalt rumal jutt pehmelt öeldes. No jah, siin viimasel aastal tegelikult on olukord muutunud päris keeruliseks. Ja ütleks, et natuke isegi kurvastav on see olukord. Eriti peale seda, kui nüüd siia see märk välja pandi ja jälgides, mismoodi see ühiskond ja need, kes seda rada siin on kasutanud, mismoodi nad selle märgi reageerivad. Tegelikult tõesti teeb kurvaks. Sest tundub, et on mingi hulk selliseid inimesi meil siin väikese Eesti riigis, kellel tegelikult seadused ei maksa mitte midagi. See tegelikult paneb mõtlema, eks ole, siin kindlasti ka on mõtlemisainet siin psühholoogidele ja võib-olla ühiskonnateadlastele, et mis tegelikult toimub. Et kui nüüd eiratakse ka siin ühte liiklusmärki, siis järelikult on siis see seltskond inimesi võivad ka igat seadust eirata. Nii et küsimus on selles, et kuidas selle ühiskonnaga see asi nagu üldse sobib. Et päris keeruline ausas, muret tekitav ütleks. Kuidas liiklusohutusega on, et tegemist on õualaga ja teadaolevalt teie olete väga tihedalt seotud ka jalgratturitega ja jalgrattaspordiga, et ka suvine aeg, et milline on teie hinnang sellele liiklusohutusolukorrale siin? Nagu siin on, et õuala, et siin selge see, et mingi transiitliiklus siin tegelikult olla ei tohiks ja muidugi ma saan aru, et inimesed, kes ka seda kasutavad, eks ole, inimesed oma arvust on nutikad ja tahavad leida uusi lahendusi, mis on iseenesest nagu isegi vaata, et positiivne jutumärkides. Aga nüüd nende õualade puhul ju kasutavad väga palju tervisesportlased, nii jalgratturid kui jooksjad, samamoodi ka siin on ju isegi kepikõndjad siin käivad, et siin on ju, sealpool on Nõmme keskus, teisel pool on Järve terviserajad ja siin on see, ütleme, harrastussportlastel on see liiklus päris tihe teatud tunnidel. Ja nüüd, kui siin nad kasutavad, miks nad seda teed on kasutanud, siin on hea turvaline käia. Aga kui nüüd selline transiitliiklus hakkab siit nagu läbi käima, siis tegelikult on oluliselt rohkem hulk inimesi häiritud, kui nüüd need inimesed, kes siin elavad. Et tegelikult see on päris suur probleem. Ja kusjuures ma saan aru, et loogika nendel inimesed, kes siit nagu lõikavad ja siin nagu suurelt magistraalis kõrval lähevad, on see, et kiiremini jõuda. Selge see, et siis nad ka kiirustavad selle ala peal siin nagu rohkem, kui nad muidu tegelikult kiirustaksid. Et see kiirused kindlasti ei ole siin 30. No siin on näha siin see kurv, et siin ikka mõnikord ikka minnakse külge ees, nii et anna ka olla. Ma saan aru, et Tänak on hea iidol neile, et eks nad tahavad seda ka järgi proovida. Siin võib-olla et natuke tundub, et ohutu koht küll, aga ühtepidi. Aga loomulikult ega see nagu tee on kurviline ja siin käivad ka väga palju lapsi ja rongi pealt tulevad inimesed ja tegelikult on need varjatud oht on siin palju. Kuidas on teie hinnang, kas nad reaalselt siis võidavad ka nii palju? Mina olen ka seda mõelnud, et kas see võit on, ma arvan, see võit on ikkagi selline emotsionaalne, selline, et tundub, et need inimesed, ma lõikan, ma teen midagi, ma olen teisest natukene parem, et ma olen kavaldan teisi üle. Ma olen siin, mõnikord hommikuti ma nagu vaatan ka, et ma käin koeraga jalutan ja siis vaatan, mis siin ikka käib ikka võidusõit, ütleks niimoodi. Ikka võidusõit, ju siis inimestel on seda vaja, aga millised riske see endaga kaasa toob, see on nagu, kas selle peale mõeldakse, ma kardan, et mitte. Nagu kuulsime kohalikelt elanikelt, on meelepaha päris suur just selle keelumärgi eiramise osas. Aga selleks, et oleks kõik pooled ära kuulatud, küsime ka politsei kommentaari. Nõmme elanikud on pöördunud meie poole probleemiga, et üles pandud keelumärk ei ohjelda autojuhte. Kui tõsine on liikluses see probleem, et keelumärke eiratakse? Me võime öelda, et see on probleem. Ja märke eiratakse, et mitte ainult ka keelumärke, vaid ka igast muid märke, et eks autojuhid teevad seda kas sisse harjunud harjumusest või siis teadmatusest või siis tähelepanematust, et eks need põhjused on erinevad, aga rikkumisi on. Mida saab politsei siin ära teha, et kas iga keelumärgi juurde oleks siis vajalik panna mundris mees?
Kindlasti politseil sellist ressurssi ei ole, et iga märgi juurde panna mundris mees. Jah, me teeme järelevalvet oma võimaluste piires, neid kohti on linnas palju, kus seda teha. Põhirõhk läheb meil ikkagi prioriteetsete rikkumiste peale ehk joobes kiirus ja turvavarustus, samamoodi ka riskeeriv käitumine. Aga kindlasti ka märkide juures pöörame tähelepanu, aga siin saavad autojuhid ise väga palju ära teha. Üks asi on see, et nad jälgivad liikluskorraldust, kuidas see on, mitte ei sõida siis oma tavapärast harjumuste järgi ehk on meeles, et sealt kunagi võis sõita ja jätkavad samamoodi teed. Teine asi, et oleks tähelepanelikud ja kui näevad, et keelumärk on, et siis see ei ole pandud sinna sellepärast, et linnal on lihtsalt mingi huvimärke paigaldada, vaid ikkagi sellel mingi põhjus, et sealt läbi ei peaks sõitma või seal ei tohiks ka autot peatada. Et see on ikkagi liiklejate turvalise huvides üles pandud märgid. Palun öelge, milline võib olla rahatrahv keelumärgi eiramise eest? Tegemist on liiklusseaduse mõistes muu rikkumisega ehk kuni 50 trahviühikut ja 4 eurot on trahviühik meil, siis kuni 200 eurot on võimalik antud rikkumise eest määrata karistus. Kui elanik teeb rikkumisest pildi ja saadab politseile, kas selle järgi saab ka trahvi teha? Kuna rikkumine on toime pannud, siis kindlasti me alustame menetlus. Politsei asi on välja selgitada kõik asjaolud, samamoodi meil vaja tuvastada, kes tol hetkel sõidukit juhtis ja kui me oleme kõik asjaolud selgeks teinud, siis kindlasti on võimalik isik võtta vastutusele. Et meie jaoks on oluline just see, et kes rikkus, millal rikuti ja tehiolud peavad olema selged. Õuealalt läbisõitmine ja keelumärgi eiramine ei ole ju iseenesest suur rikkumine. Küll aga näitab elu seda, et väikestest rikkumistest saavad üha suuremad rikkumised. Täna võib olla tegemist lihtsalt keelumärgi eiramisega, homme lubatud sõidukiiruse ületamisega või kõrvaltegevustega roolis ja kõige hullemal juhul mõne aja pärast joobes juhtimine ja liiklusõnnetus. Aga küsime riski võtmise kohta liikluses küsimused konkreetselt liikluspsühholoogilt Gunnar Meinhardilt. Autojuhtide seas on levinud selline arusaam, et pluss 10 kilomeetrit tunnis, et see on aktsepteeritav ja politsei ka nagu väga trahvi ei tee. Autojuht tegelikult teab, et asula sõidukiirus on 50 kilomeetrit tunnis, aga ometigi ta sõidab millegi pärast 59 kilomeetrit tunnis. Miks autojuht seda teeb? Mis see tavaline põhjus on? Tõenäoliselt on põhjus see, et teised ka sõidavad. Ma jäin ju ette teistele, näed, ta vilgutab tuledega, keegi laseb signaali, eks ju. Et keegi hakkab viljelema mingisugust kehakeelt rooli taga ja mida iganes, eks ju. Et võib-olla on see, mis kuidagi moodi juhti mõjutab. Aga selge on see, et kui on 50 ja 60 kilomeetrit tunnis, kui on liiklusohtlik olukord, on vaja pidurdada, siis kui 50 pealt on võimalik seisma jääda enne takistust, siis selge on see, et kui on 60 kilomeetrit tunnis, siis on otsasõidukiirus 42 kilomeetrit tunnis. 42 kilomeetrit tunnis tähendab seda, et üle 90% tõenäosusega saab inimene surma, kellel otsa sõidetakse ja nii lihtne see ongi, eks ju. Kuidas liikleja saaks teadlikult riske vähendada? Millele ta võiks tähelepanu pöörata? Kõik algab iseendast, kõik algab iseenda pisidetailidest. Neid pisidetaili on tohutu palju. Valdavalt on harjutud rääkima sellistest suurtest loosungitest, mingitest plakanditest ja sloganitest, et tehke nii ja käituge naa. Aga tegelikult algab kõik meist endist, nii et ma soovitan kõigil vaadata peeglisse, vaadata, kas mina lülitan suuna õigel ajal sisse. Kui ma jään asulavälisel teel pimedal ajal seisma maantee ääres mingil põhjusel, kui panen ohutuled peale ja lükkan lähituled maha ja nii edasi, neid punkte oleks tohutu palju. Tõenäoliselt võiks igale liiklejale hästi pika näidise teha ja tõenäoliselt selle saate raames ma seda kõike tegema. Aga vaadaku peeglisse, mõelgu järgi ja püüdku kõigepealt ise olla viisakad ja korrektsed ja siis lähebki liiklus paremaks. Me igaüks osaleme liikluses ja anname sinna igapäevaselt oma panuse. Parem anda sinna ohutust tõstev panus kui ohutust vähendav panus. Liiklus on nagu sündmuste ja panuste kogum. Mida rohkem on ohtlikke olukordi, seda rohkem me ka ise neid kogeme. Mõelgem enne, kui te liikluses riske võtate ja mõelgem ka selle peale, kuidas te saate enda riske, aga võib-olla ka mõne teise liikleja
kogemata tehtud viga vältida nii, et ei juhtuks liiklusõnnetust. Teie olete näinud nüüd inimesi enne riski vältimise koolitust ja pärast seda. Milline on see vahe inimestel, kes nii-öelda näevad ja saavad teadlikuks sellest? Kui me räägime noortest inimestest, kes on käinud preventsioonikoolitustel, siis vahetult peale kursust väga paljud inimesed on väga mõtlikud. Kui pikalt nüüd see mõtlemine kestab, on eraldi küsimus, aga vahe on sees. Samas, kui on juhtunud olukordi, et mõni inimene, kes on käinud preventsioonikoolitusel, aastaid hiljem satub rehabilitatsioonikursusele, siis ta ütleb, et tollel korral ma ei osanud niimoodi seda tõsidust tähele panna. Ja täna, kui inimene on jäänud nii-öelda hammasrataste vahele, ütleb ta, et aga nüüd ma näen neid asju hoopis teistmoodi. Ja nüüd mul jõuab kohale, mida te tollel korral rääkisite ja et see rehabilitatsioonikoolitus on aidanud oluliselt sügavamalt, fundamentaalsemalt panna mõningaid teadmisi ja mõtteid paika. Nii et selles mõttes vahe on, aga inimesed on väga erinevad. Miks inimesed mõtlevad sellist mõtet, et minuga ei juhtu? Kas see on inimlik faktor või see ongi tihtipeale teadmatus? No, siin võib tuua selle sama näite, mida ma enne tõin välja, et inimesed väga sageli pidurdusmaad alahindavad, inimesed väga sageli alahindavad joobe taset, mis tekib ühe või teise alkoholi tarbimise järel. Täpselt sama on ka see, et mul ei lähe, ma olen justkui pommikindel, et see juhtub teistega. Need on need irratsionaalsed mõtted, mis inimese peas on. Ja eriti hull lugu on see, kui inimesel ei ole kunagi olnud võimalust saada kokku, diskuteerida, arutada ühe, teise ja kolmanda nurga alt erinevatest ohtudest, mis siis liikluses võib kaasneda, kui reaalne see tegelikult kõik on. Ja võib-olla selliste kohtumiste ja erinevate koolituste, kursuste, seminaride, koosviibimiste läbi ei jõua kohale, et ahah, see ongi tegelikult oht, see ongi reaalsus, see on hoopis teistmoodi kui minu mõtted. Ja need inimesed, kel ei ole võimalust olnud, neil ei ole, mille pealt edasi mõelda. Nii et selles mõttes igasugused tegevused, mis liiklusalaselt inimestele pakutakse, kui need on sisukad, siis nad aitavad kindlasti edasi ja võib-olla natukene oma mõttemaailma muuta. Loodame, et eelnevast tekkis mõtteainet ja me igaüks tegutseme selle nimel, et liikluses täiendavaid riske mitte võtta. Liikluse põhikomponendid on inimene, sõiduk ja tee. Viimasel ajal oleme näinud aga tee peal sõidukeid, mis seisavad ohutuledega. Põhjusteks sageli kütuse otsa saamine või tehnorike. Märkimisväärne on aga see, et seisma on jäänud ka tee äärde suhteliselt uued sõidukid ja põhjuseks ei ole mitte kütuse lõppemine. Mis siis on juhtunud nende uute sõidukitega, seda läheme ja uurime autoremondi töökojast. Oleme tulnud täna siia autoremondi töökotta just sellel põhjusel, et selgitada välja põhjused, miks päris uued autod tavaliikluses jäävad lihtsalt seisma külmade ilmadega. Ja nagu selgub, on teinekord põhjused väga lihtsad. Nagu näiteks vesi toitesüsteemis. Kus kohast pääseb vesi toitesüsteemi, kui ometi paaki tangitakse ainult kütust? Toitesüsteemi saab vesi tekkida, kui hoida kütusepaagis madalat kütusekogust, siis temperatuuride mängimisel ööpäevaringselt tekib ka niiskus ja kondents sinna. Ja kuhu see kondensvesi edasi liigub? Kui nüüd seda päris palju on, siis ta jääb juba seal paagis enne seda, kui ta üldse toitesüsteemi minema hakkab, jäätub ta ära. Kui teda on vähe, läheb ta siia filtrisse, filter jäätub ööga ära, auto saab koha peal käima panna võib-olla, saab sõitma hakata ja sinna see autoga seisma jääb. Seega, milline soovitus oleks liiklejale, kui ilmad lähevad külmaks? Kindlasti tankida normaalses kohas kütust ja hooldada autot nii, nagu tehas ette näeb, et ka kütusefilter oleks vahetatud. Piisab ühest valest kütuse tankimisest ja järgmine päev tabab jälle samasugune oht, et auto võib seisma jääda. Kui nüüd on kütust paagis vähe, kas sellest võib ka sõltuda, et
aja jooksul tekkinud kondentsvesi võib sattuda toitesüsteemi? Jah, kui kütust paagis vähe hoida, siis kütusepaagi seintele koguneb kondents ja see nüüd liikuma hakates sulab seal ja kütus võtab selle vee endaga kaasa ja viib selle filtrisse. Kas selline kondentsvee tekkimine toitesüsteemi, kas annab endast eelnevalt märku ka kuidagi? Ei, see märku ei anna endast, sellepärast, et siis peaks keegi sinna kütusepaaki sisse piiluma, mis on teadugi pärast võimatu, et see koguneb sinna seina peale ja sealt ta läheb koos kütusega toitesüsteemi ja esimene koht, mis kinni võtab, ongi filter. Mis ma peaks tegema selleks, et ma ei satuks selle kondentsvee ohvriks, et mul see külma ilmaga nüüd ära külmub keset liiklust? No kõige lihtsam on see, et hoida kütusepaak ikkagi täiesti täis tangituna, et siis ei teki ka kondentsi sinna, siis tekib kondents välja poole. Aga kas oleks mõistlik ka käia võib-olla auto töökojast läbi ja lasta filter vahetada või üle vaadata? No filtri vahetus on niisugune kahe otsaga asi, et kindlasti võib, kui nüüd on vaja teha lisafiltri vahetust. Kui see filter on vahetatud hoolduse käigus, siis on ka kõik korras. Kui ei ole tangitud kehva kütust, sest kui tangid kehva kütust, olenemata sellest, kas sa just vahetasid selle filtri või mitte, siis juhtub ikkagi sama asi, et järgmine päev on see kütus hangunud. Miks kulub talvel kütust tunduvalt rohkem kui suveperioodil? No liiklemine on raskem, sellepärast auto on liikluses, on ütleme lund, on teeolud on raskemad, käivitusel on mootoriõlid on paksemad, läheb ja sellepärast on ka kütuse kulu suurem. Milline oleks nüüd soovitus siis autojuhile, et teda ei tabaks ebameeldivad üllatused külmade saabudes? Noh, põhisoovitus on enne külma tulekut ära kontrollida kindlasti jahutusvedelik, siis klaasipesuvedelik, teha ära hooldus, vahetada õlid, juba räägitud kütusefiltrist ja kindlasti tasub ka kontrollida piduriõli, sellepärast et piduriõli ka teadugi pärast kogub endasse niiskust. Ja see on nagu kõige kurvem versioon, kui äkki ühel hetkel enam pidurit pole, et õli on torustikus ära jäetunud. Külma tulekuga ongi näha seda, et kui auto ei ole hooldatud korralikult, siis on suur oht, et võib tee peale jääda. Need olid meie tänase Tallinna liikluspildi teemad. Kui teil on küsimusi liikluse kohta või probleeme või soovite oma lugu jagada teistega, millest suureneks ka liiklusohutus, siis olge head ja kirjutage Tallinna liikluspildi Facebooki kontole. Täname teid vaatamast ja soovime teile meeldivat ja ohutut liiklemist.